Põlveliigese eesmise ristad sideme operatsiooni järgse taastusravi eesmärk on põletiku ja turse vähendamine. Põlveliikuvuse taastamine, riiepiirkonna lihaste aktivatsioon ja jõu taastamine ning selleks, et järk-järgult naasta funktsionaalsetesse tegevustesse. Harjutuste sooritamisel tuleb vältida tugevat valuteket ja vigastusest taastumine on igal patsiendil individuaalne. Esimeseks harjutuseks tule istu matile maha. Vasak jalg on minu opereeritud jalg. Pane jalad enda ette sirgelt, terve jalg kõverda põlvest ja puusast. Käed pane selja taha tasakaalu hoidmiseks. Nüüd me hakkame isomeetriliselt pingutama reie eesmist lihast. Selleks pingutad lihast, hoiad 5, 4, 3, 2, 1 ja lõdvestad. Kui tugevalt pingutada, siis näed, kuidas isegi kand maast üles tõuseb. Ja uuesti pingutad 5, 4, 3, 2, 1 ja lõdvestad. Ja uuesti 5, 4, 3, 2, 1 ja lõdvestad. Järgmiseks tuled selili lavangusse. Jalad on all, käed on all. Tõmba varbaid enda poole, et aktiveerida reie eesmise lihasid. Ja siit opereeritud jala tõstad sirgelt üles umbes 30 cm matilt. Hoiad 2 sekundit ja tood põrandale tagasi. Ja uuesti. Tõstad, hoiad 2, 1 ja tood alla tagasi. Ja uuesti. Tõstad üles, hoiad 2, 1 ja tood tagasi. Järgmisena teeme sirgjala tõstmise ainult et külili lavangus. Tuled külili, kõverdad alumise käe pea alla. Jalad on sirgelt. Tõmbad jälle varbaid enda poole, et aktiveerida reie eesmise lihasid. Ja tõstad sirgjala umbes 30 cm teisest eemale, hoiad 2 sekundit ja tood rahalikult alla tagasi. Ja uuesti. Tõsta, hoia 2, 1 ja alla. Ja uuesti. Tõsta, hoia 2, 1 ja tagasi. Järgmiseks harjutuseks leia endale mõni toetuspind, kus kinni haarata, et tasakaal ära ei kaoks. Võta õlgade laiu narkseis. Ja nüüd hakkame keha raskust viima ühelt jalalt teisele. Selleks liigud ühele jalale seisma, hoiad 5 sekundit ja liigud teisele jalale. Ja uuesti. Tuled opereeritud jalale 5, 4, 3, 2, 1 ja tuled teisele jalale. Ja uuesti. 5, 4, 3, 2, 1 ja tuled teisele jalale. Seda sama keharaskust kandmist saab ka teha ette-taha suunas. Selleks astud tavalise sammu ette ja tuled eesmisele jalale 5, 4, 3, 2, 1 ja tuled tagumisele jalale. Ja uuesti ette 5, 4, 3, 2, 1 ja tagumisele jalale. Ja uuesti 5, 4, 3, 2, 1 ja puhkad. Järgmisena teeme passiivse venitusharjutuse põlvesiluta lihastele. Selleks läheb sul vaja kas näiteks füsiorulli või kokku keeratud vannirätikut. Istud matile maha. Opereeritud jalg on silutatud. Teise jala võid põlvest ja puusast kõverdada. Ja nüüd paned selle rulli või siis rätiku endale kanna alla. Ja proovid natukene ise põlve veel sirgemaks lükata. Ja siis hoiad asendit ja lased gravitatsioonil oma tööd teha ja põlve nii-öelda siis sirgemaks lükata. Ja seda venitust võib julgelt hoida 5–10 minutit. Kui oled mõnda aega hoidnud, tunned, et venitus kaob ära või pinge siit tagant, siis võib proovida jalga veel sirgemaks lükata. Soovin sulle omalt poolt head operatsioonist taastumist ja aitäh, et vaatasid!